tere, mina olen Karl ja tänases videos vaatame puuteandurit ja loogikalülitust. Puuteandur on see andur siin ja kui miski vajutab tema eesosa sisse, siis ta tuvastab selle ja annab signaali. Puuteandurit saame kasutada, kui võtame siit oranžist sektsioonist kas või meile tuttava wait bloki. Wait blokiga nimelt ei saa ainult sekundeid oodata, vaid ka midagi muud. Näiteks klikime siia selle nupu peale, millel on kirjas time indicator ehk aja näitaja. Ja näeme, et tegelikult on siin meil lai hulk valikuid. Võtame siit touch sensor ja võtame compare state ehk võrdle olekut. Ja antud juhul siis plokk ootab, kuni puuteandur läheb sellisesse olekusse, kust on sisse vajutatud. Näeme, et puuteanduril on 3 olekut. Ta võib olla vabastatud, ehk siis ei ole vajutatud. Ta võib olla vajutatud ja siis 3. olek on selline, kus puuteandur on vajutatud ja seejärel jälle vabaks lastud. Teeme lihtsa programmi, kus me ootame kõigepealt puuteandurit ja siis teeme lihtsa helisignaali. Näiteks robot võibki sedasama hello öelda. Saame programmi täiustada nii, et robot ütleks iga kord hello, kui me vajutame nuppu. Selleks võtame siit meile tuttava loopi ja siia sisse paneme need 2 plokki. Niimoodi, kui robot on ühe korra hello ära öelnud, jääbki ta juba järgmist korda ootama. Muudame ka puuteanduri, et tema ootaks olekut number 2. Muidu juhtub nii, et kui hoiame nuppu all, siis robot järjest ütlebki hello. Aga nüüd on vaja, et iga kord oleks eraldi vajutatud. Puuteandurit saab kasutada ka loogikalülitis, mida me nüüd järgmisena vaatamegi. See asub ka oranžis sektsioonis, ta on siin 4. plokk. Tõmbame ta siia meie loopi sisse, võime selle ploki ära kustutada ja juba selle ja vaatamegi siis, mida see ennast kujutab. Lüliti on siis selline plokk, mis kontrollib alguses mingi asja tõene olemist ning seejärel, kui asi on tõene, teeb ta ühte asja, aga kui asi ei ole tõene, teeb ta teist asja. Näiteks praegu kontrollib meie lüliti, kas puuteandur on alla vajutatud ja kui ta on, teeb ta ühte asja ja kui ei ole, teeb ta teist asja. Teeme siis väga lihtsa programmi, kus kui puuteandur on alla vajutatud, näitame ekraanile ühte pilti. Võtame näiteks silmad ja teeme näiteks sellise, kus robot vaatab alla vasakule. Võtame teise ploki ja võtame jällegi silmad. Aga paneme niimoodi, et kui puuteandurit ei ole vajutatud, siis roboti silmad on kinni. Vaatame nüüd programmi. Nüüd oled valmis lahendama roboti ülesannet.